Esimesed märgid Jaapani tsivilisatsioonist leiti juba circa 14 000 aastat enne meie aja arvamist, kuigi arvatavasti oli hominiide saartel juba 200 000 aastat tagasi. Jaapani ajalugu on jaotatud 13 perioodi ja ajapuudusel ma neid kõiki eraldi tutvustama ei hakka, kuid praegune kultuur, mida me täna tunneme, sai suuresti alguse Heiani perioodil, mis oli siis aastatel 794 kuni 1192 ja just toona viidi pealinn Narast tänasesse Kyotosse, mida siis vast laiem avalikkus tunneb Kyoto kliimakokkuleppe järgi. Aga vaatamata sellele, et Jaapan ei olnud ikkagi ühtse valitsuse all, suutis toona üks suguvõsa haarata suurema võimu enda kätte ja see tõi kaasa ligi 300 aasta pikkuse suhtelise rahuperioodi. Järgnevatel aastasadadel võitlevad eri klannid võimu nimel. Meie mõistes oli keskvalitsus küll olemas, kuid see oli nõrk ja proovis vaid makse koguda ja oma esindajaid provintsidesse määrata. Ja just toona kujunes välja ka selline mõiste nagu kamikaze. Võib-olla on kuulajad seda kuulnud pigem teise maailmasõjaga seoses ja seoses sellega, kui lendurid ründasid vastase sõjalaevu ning tegelikult päritneb see sõna aastast 1247, kui Mandri-Hiina ja Korea vallutanud mongolid proovisid ka Jaapanit talistada. Nende sõjalaevastiku hävitas aga kamikaze ehk jumalik tuul. Nii kutsusid jaapanlased siis suurt tormi, mis uputas enamik laevu ja tekitas sellise võitmatuse tunde. Ja ajaloost veel, kui vaatame sinna 16.–17. sajandi keskele, siis oli neil 3 suurt rahvuskangelast, kelle ajal liideti provintsid ühtse keskvõimu alla ja kinnitati ka klassistruktuur ning anti samuraidele eraldi õigused. Võib-olla on huvitav teada, et samuraid olid algselt tavalised tahumatud sõdalased provintsi valitsejate juures just ning alles hiljem, kui saabus rahuaeg, muutusid nad selliseks tänapäeval filmiklassikast tuntuks natuuriks, kes tundsid kirja, luuletasid ja tegid muid kauneid kunste. Edo periood muideks, seesama 16-17 sajand tähendas ühtlasi ligi 300 aastast rahu ja õitsengut ning isolatsiooni välismaailmast. See lõppes alles 19. sajandi lõpul, kui valitsevad klannid muutusid keisriga ja kogu selle süsteemiga rahulolematuks. 19. sajandi teisel poolel, kus juures umbes samal ajal kui Eestiski, loodi üldine koolisüsteem ja sellest ajast peale on hakanud kiire moderniseerimine ning sealt tulenevalt siis ka ambitsioon oma võimu ja tugevust proovida saarestikust väljastpool ehk et siis Hiina, Korea, Venemaa ning kõik teised tänapäeval, mida me neid riike tunneme, Filipiinid, Malaisia, olid ju Jaapani alluvuses. Andres Karu, kas seda ajaloo tunnetust, kui sa seal saarel käisid, oli seda näha ka seda vana aega alles, ma mõtlen just selliseid budistlikke templeid, Jaapani oma budistlikke templeid? On ikka ja seal pigem ta on nagu see, et võib-olla Jaapani puhul nagu tajud seda pigem läbi nende inimeste, kes seal on, sellepärast et neis on kuidagi nagu sees see uhkuse tunne, see autunne, meil ju pole vaja näiteid kaugelt tuua tegelikult, kui kuskilt mingi majanduskrahh on või mõni suur Jaapani tehnoloogia ettevõte või pank läheb hingusele, siis ju see, mida meie tegelikult uudistest näeme, on see, kuidas kummardades pangajuht või siis muu ettevõtte juht vabandab kõigi ees ja harvad ei ole ka juhud, kus nad pärast seda, kui nad on mõne ettevõtte põhja lasknud, sooritavad ka enesetapu, et neis on nagu see väärikus ja uhkus, et kui nad inimest nagu alt veavad, siis et nad võtavad ka täie vastutuse selle eest, et mis iseenesest on väga vahva. Kuigi seal on ka valitsuse tasandil, ma olen aru saanud, et eriti viimasel sajandil ja niimoodi on sellist, et seda vältida või isegi nagu näiteks, kui oli see tsunami nüüd ja maavärin seal, et siis et nad ikkagi varjavad ka mingeid asju tegelikult inimese eest, et seal nagu see auvärk on, kuidas seda seletada, see on nagu selline, näiteks tänavapildis ka võib-olla võrdlusena tuua on see, et kui sa küsid jaapanlase käest teed tänava peal, siis ta alati vastab sulle ja eriti kui ta näeb, et sa oled nagu selline näiteks närviline, et sul hakkab mingi rong kuskilt ära minema ja sul on hirmsasti vaja mingi jaam üles leida, siis ta igal juhul sind juhatab, isegi kui ta ei tea, sellepärast et nende nagu see suhtumine on selline, et ikkagi peaasi, et ta rahule jääks.
et noh, et me ei tohi nagu inimest ärritada ja siis ta võib sind tegelikult ka valesse kohta juhatada, et harva nad ütlevad nagu seda, et ma ei tea, kus see on, et sellist siirast vastust ei ole ja see mõnes suhtes on ka nagu valitsus on nagu selline, et nad jätavad mingid asjad rääkimata lihtsalt ja ei räägi halbadest asjadest, et ei külva sellist paanikat, et noh, kellele meeldib, kellele ei meeldi muidugi, aga jah, et see kõik kuskilt maalt nagu, kui see kogu pilt nagu kokku panna, siis nagu saad aru, et need juured sellel käitumisel on siis nagu kuskil tõenäoliselt ikkagi sajandite ja aastatuhandete taga. Teisalt ongi, et Jaapani poliitiline kultuur on läbi imbunud endiselt sellest samast klannide süsteemist, et omasid tuleb aidata ja korruptsioon on täiesti igapäevane nähtus. Võib-olla ma teen natukene liiga, aga see ei ole avalik, aga tegelikult aidatakse omasid inimesi väga palju. Ja siis, kui see ilmsiks tuleb, ja tavaliselt tuleb see teise klanni nii-öelda abil ja siis on muidugi pahameel on suur avalikkusel ja siis vabandatakse ja lahkutakse kas siis ametist või elust. Aga lähme nüüd edasi selle maastiku juurde, et Jaapan on selline vulkaaniline saarestik ja kuigi ma ajaloo juures praegu seda ei maininud, siis vähemalt 2 mäge on neil olnud pühad ja sellisteks legendide aluseks, üks on Hiei ja Koia on teine, ning siin on ehitatud Jaapani budismitemplid juba 800. aastatel. Jaapan peaks ju olema täis mägesid. No ta ongi, tegelikult kui nagu, noh, ütleb nii, et ma ei näinud muidugi oma reisil tervet Jaapanit, et ma nägin siis suurima, või noh, peamise saare, ehk siis Honshu saare, noh, mõndasid piirkondi, noh, Tokyo ümbrust, siis Sendai linna ümbrust natuke üleval pool ja siis Osaka linna ümbrust natukene allpool Tokyot ja siis mägesid, siis tegelikult kui sa seal ringi liigud, siis kuna sa mainisid ka seda, et 130 miljonit elanikku või see on vist, ma arvan, et maailma rahvaarvukuselt on vist nii-öelda top 10 riik selles mõttes ja tegelikult ju võrreldes paljude riikidega meeletult väike ala. Ja see väljendubki selles, et sa näed seal ringi sõites kas mägesid, on need vulkaanid või on need muidu, noh, seal on ka näiteks Jaapani Alpid seal põhisaarel siis mis üsna saare keskosas kulgeb, et kas sa näed neid mägesid, millest osa on vulkaanid, või siis sa näed asulaid, sest noh, kuskil peab elama ja jaapanlastel ka lisaks noh, megakeskusele nimega Tokyo on ju ja selle ümbrusele on siis hästi palju suuri linnu ja neil on ikkagi kerge selline iharus ka oma elupaiga järgi, nii et kes vähegi on saanud siis natukene suurtest metropolidest väljas ikkagi proovivad ka oma väikest maja omada, nii et kogu aeg on kas mäed või on järved või siis on asustatud punktid. Kas Tokyos või suurlinnades on üldse näha seda, mu lapsele kingiti raamat, kus Tokyot tutvustati sellega, et inimesi surutakse rongidesse, metroodesse tipptunni ajal, ongi ametlikult palgatud, kes lükkavad ja neid. On olemas need tüübid ja muidugi nad on nagu päris selle Tokyo keskel on selline Shinjuku on see üks, mõned võib-olla teavad seda Shinjuku ristmiku kaudu, mida kutsutakse mingiks 1000 inimese ristmikuks, sest see on umbes nagu kunagi oli siin Kaubamaja juures, et ühel hetkel pannakse kogu autode liiklus seisma ja siis kõik jalakäijad igas suunas saavad minna üle tee ja see tähendab, et iga mingi, see intervall võib olla mingi 4-5 minutit, et iga 4-5 minuti tagant on sinna kogunenud 1000 inimest, kes nagu ületavad selle ristmiku. Et võt see Shinjuku on täielik keskus seal on tõesti see, kus metroodes on ikkagi tipptundidel selline tunglemine, et ongi inimesed, kes suruvad nagu sul takka, et noh, muidu jääks on ju 10 inimest jääks iga ukse juurest välja ja ongi suruvad peale ja mahuvad sisse. Inimesed mahuvad sisse, ongi täiesti olemas ja et üsna tie. Metroos on üldse neil nagu, minu jaoks kõige suurem selline vaatamisväärsus oli, et kuidas nad oma aega tajuvad, noh, mõned kindlasti ka panevad endale mingi äratuse telefoniga või mis iganes, aga see, kuidas nad tulevad, enamus jaapanlasi magab metroos, on see tema sõit 15 minutit või on see 45 minutit, mingit vahet ei ole. Nad tulevad, nad jäävad mingi 1,5 minutiga magama, tukuvad ja siis umbes pool minutit enne oma peatust teevad silmad lahti, tõmbavad suunurga kuivaks ja tõusevad püsti ja lähevad sirge seljaga välja, nagu ei oleks vahepeal mitte midagi juhtunud. Et suurepärased magajad on jaapanlased, nagu kasutavad iga hetke nii-öelda päevast. Aga seega nad seda oma loodust eriti ei imetle rongiaknast? Noh, ega seal ei olegi, et enamus rongid vähemalt Tokyos on ka, mis liiguvad nagu metroona maa all, et siis on nagu see, et ega neil ei olegi seal suurt midagi vaadata. Aga ja veel mõned reeglid on seal toredad, et näiteks sa telefoniga nii-öelda rääkida metroos näiteks ei või, sellepärast et see segab teisi inimesi ja üldse see hästi jaapanlastele omane on see, et sa pead võimalikult vähe peaksid häirima nagu teisi inimesi, on nende selline käitumisjoon.
et mis tuleb igale poole kaasa, see, et tülitata teist inimest ja noh, neil on ka muidugi kõik on nii korras ja paigas ja hästi puhas ja et seal ei olegi vaja tihti nagu millegipärast nagu reeglid on nii ammu paigas, et noh, ei olegi vaja nagu üle küsida. Aga kas muusikat kuulatakse metroos? Ja see kõrvaklapid on peas ikka, et seda muusika kuulamist, noh, kusjuures ma pean ütlema, et pildiliselt, mina käisin seal 2011 septembrikuus, et siis pildiliselt mulle isegi nagu tundub, et Tallinna ühistranspordis isegi võib-olla neid kõrvaklappidega muusikakuulajaid on natukene rohkem isegi. Küll aga noh, lastakse oma nutitelefonil nii-öelda lehekülge üles alla ja võetakse mingit infot ja suheldakse ja kui telefoniga rääkida ei tohi, siis noorsugu loomulikult chatib siis kas sõnumitega või nii edasi, et tehnoloogiliselt käib nüüd aktiivne suhtlemine kogu aeg ikkagi rongis edasi. Lihtsalt see on vaikne. No, kuulame korraks ka ühe vanema põlvkonna muusika, sellise šlaagri tüüpi laulu esitajaks on Frank Nagai. Anata o mateba ame ga furu Nurete konu kato ki ni kakaru Biru no hotori no tirumu雨も愛しや歌ってる甘いブルースあなたと私の合言葉有楽町で会いましょう心にしみる雨の歌駅のホームも濡れたろ小窓に煙るデパートよ今日のシネマロードショー交わすささやきあなたと私の合言葉有楽町で会いましょうJa jätkame siit saatest Andres Karuga, räägime Jaapanist ja Jaapani mägedest. Alustame ka vast sellega, et kuidas siis Jaapanisse minekuks ette valmistasid? Noh, idee muidugi, Jaapan on alati kõlanud kuidagi sellisena, et noh, sinna hirmsasti tahan minna ja selles mõttes ühel hetkel ma lihtsalt toksisin sisse otsingusse, et palju piletid maksavad ja avastasin, et noh, see on täitsa hoomatav summa, mis tuleb välja käia selle eest, et lennata Jaapanisse, et oli seal kuskil 600 euro kandis edasi-tagasi reis ja lihtsustab ju see, et viisat ei ole vaja. Tegelikult sa lähed kohale Euroopa Liidu kodanikuna ja noh, see piirikontroll on seal selline, noh, mõned paberid tuleb ette ära täita, aga noh, Aasia mõistes on neid küsimusi seal ikkagi suhteliselt vähe, aga ikkagi noh, et mis ametid pead ja sellised, mina kirjutasin, et ma olen mägigiid, siis see lihtsustas nagu minu läbisaamist sellest piirikontrollist, sellepärast et oli näha, et piirivalvurile nagu väga see amet meeldis. Et noh, tuli üks mägigiid, võib-olla oli ka eristusspetsialistide ja kelle iganes reast. Ja tegelikult, noh, kes on Ameerikas käinud, siis küll ei ole vaja enne elektrooniliselt mingit luba teha, aga noh, küll võetakse sult sõrmejäljed ja tehakse sinus ka värske pilt nii-öelda sinna dokumendi juurde ja see kõik on üsna tavaline ja vaadatakse su kott ka läbi, aga noh, midagi meilt küll ära ei võetud või ega meil ei olnud ka ju midagi keelatud kaasas, et selles mõttes, et valgustatakse läbi, aga probleeme ei olnud. Et selles mõttes on Jaapanisse minek imelihtne. Muidugi, mis noh, Tokyo puhul ikkagi kehtib, et kui sa tahad elada nagu valge inimene seal, siis see on ikkagi päris kallis. Aga samas, kui sa oled seal natukene koha peal olnud, siis ta ikkagi nii kallis ei ole, kui see Kumu tema kohta käib. Et seal tegelikult leiab
lähed peatänavast natukene kõrvale ja juba on natukene teised hinnad ja on mingid söögikohad, mingid stiili söögikohad, mida tasub eelistada lihtsalt, et kui sa tahad kogu aeg sushit süüa, siis see on muidugi kallis, sellepärast et tooraine on väga värske ja need on tõesti imelised kõik. Kui kaua koha peal oli? Koha peal meie reis oli muidugi, me olime 6 et me olime 3 tüdrukut, Kairi, Kristel ja Kadri ja siis 3 meest, siis Mikko, Rene ja mina. Ja meil oli niimoodi, et meil kogu reis kestis 3 nädalat, aga sellest umbes 7-8 päeva me lendasime vahepeal Osakast, lendasime ka Lõuna-Koreasse, nii et käisime ka Lõuna-Korea kõrgemal tipul ja siis tulime Jaapanisse tagasi ja siis Tokyost lendasime uuesti siis Euroopa poole. Et ütleme siis, et Jaapani osa oli 2 nädalat ja sellest ütleme nii 5 päeva läks mäe peale, siis mõned logistilised päevad sinna lisaks, sõit Osakasse ja nii edasi. Ja siis pärast Lõuna-Koreast naasmist, siis me jagunesime, üldse meie grupp jagunes minu arust 3 vahepeal, sest igaüks tegi lihtsalt seda, millest ta oli unistanud, et ta Jaapanis kindlasti tahab teha, kes läks vaatama vormelirada ja kes läks tutvus seal siis Osaka ümbrusega ja mina läksin Sendaisse, mis on siis üleval põhja pool, et näha seda ala, kus siis tsunami oli enam-vähem aasta varem või pool aastat varem üle käinud. Et mis kellelegi just seda pakkus, mis kedagi huvitas, et seda siis tehti pärast Lõuna-Koread. Kus kohas see mägi paiknes, mis oli teie peamine siht? Ta on üsna saare keskosas, et kui teil on nagu Tokyo silme ees, et siis ta linnulennult on Tokyost umbes 80 kilomeetrit. Nii et hea ilmaga on ta Tokyost isegi täiesti nähtav, kui ei ole väga sudune. Ja Fuji-san on ta pikk nimi, siis kõik teda Fujina teavad, ka Pühamägi ja hästi populaarne mägi, sest elu jooksul vähemalt korra peab iga jaapanlane seal otsas ära käima, see on nende omavaheline reegel. Ja selline veidikene turistikas muidugi sellisel septembrikuul veel eriti, suvel oli ta tõenäoliselt veel aste turistikam, aga isegi septembris oli. Ja sinna sõit võtab rongidega see üsna lihtne, saad sinna mäe alla väiksesse linnakesse, mille nimi on Kawaguchiko, saad nagu kohale ja siis juba saad hakata vaatama, kuidas nõlva mööda üles minna. Kas see nõlv on raske või mitte? Et kuidas eelmine kord, kui me rääkisime Burundist, siis seal tundus, et läksid lihtsalt matkasaavastes, jalutasid üles, aga kuidas Fuji oli? Tegelikult üsna sama, sellepärast, et tegemist on vulkaaniga ja kuigi ta on nii-öelda Jaapani alpide nagu osa, siis nagu ka Kaukaasias näiteks Venemaal ja Gruusia piiril on see, et on Kaukasuse peaahelik, mis ei ole üldse vulkaaniline, aga kõrgem tipp, nagu seal kohe seal kõrval on siis Venemaa kõrgem Elbrus. Nii on enam-vähem siis Jaapanis ka, et enamus ahelikust ei ole vulkaanid, aga siis Fuji jällegi on. Ja enamus vulkaanid on lauged, see tähendab, et mida allpool, seda laugem, et alguses on ikka päris lihtne, aga mingites kohtades on see, kus aga seal on muidugi ka mingid toeks sulle ketid välja pandud ja et saad ennast nii-öelda üles vinnata, kui tahad. Et aga sellist ohtlikku kohta nagu päris ei olnud, et kus peaks nagu julgestama vastastikku või peaks panema nii-öelda klemme kuhugi prakku ja ehitama jaamasid, et seda kindlasti ei olnud. Et ikkagi oli see, et matkasaabas piisavalt soojad ja vee- ja tuulekindlad riided ning käimiskepid muidugi. Kui kõrge see mägi on? 3776 meetrit, et selline keskmiku hulgas, ütleme. Ühe päevaga jalutatav või mitte? Ta on ühe päevaga käidav, kui sa oled heas füüsilises vormis, ütleme siis nõnda raja algusest, et raja algusesse saab sõita, minu arust oli see kuskil 2,5 kilomeetri kandis oli see raja algus, et sa tegelikult jõuad ühe päevaga ka tipus ära käia, aga meie tegime seda distantsi lühemaks, et põhimõte oli ikkagi, et me käisime ühe päevaga, aga me liikusime veidikene, kuna me tahtsime ööbida telkidega ja mitte kuskil raha eest, siis me liikusime rada mööda natuke edasi ja leidsime ühe sellise varjulise, mitte eriti mugava niisuguse nõlva, kus me siis laavakivide sisse tõmbasime 2 telgile veidi siledama aluse ja siis magasime selle ühe pooliku öö ära, sest nagunii hommikul on mingi 4 äratus ja 5 hakatakse juba tipu poole minema. Ja siis tegime küll ta ühe päevaga ära. Andres, milline see mägi välja nägi? Ma saan aru, et kui tegemist on vulkaaniga, siis tekib ettekujutus sellisest mustast või hallist nõlvast, kus ei kasva mitte midagi. Kõigepealt kui nagu suuremat pilti rääkida, siis enamus Jaapanit tutvustavatel, ma ei tea, buklettidel, kus kaartidel igal pool on muidugi ka Fuji pilt alati olemas. Nii et, sest ta on ka hästi klassikaline vulkaan, selles suhtes koonus, seal on enamus aastast on nagu tipplumine,
et selles mõttes hästi, hästi ilus ja noh, teda armastatakse pildistada just kas maikuus või siis, kui kõik kirsid seal ka veel õitsevad, et siis need kirsi oksad ja siis Fuji seal taustal, et need on hästi levinud pildid, sest neid saab, nagu ma ütlesin, 80 kilomeetrit ainult Tokyost, et siis suht lihtne on pealinnast natuke välja sõita ja Fujiga teha üks imeilus pilt. Aga taimede koha pealt need saavad teatud hetkel saavad otsa, et seal kuskil 2,5 kilomeetri peal veel on sellist võlumetsalikku metsa küll, kus on eriti kui seal mingi pilv peal on, et siis läbi udu näed nagu sellist kummastavat, et kus kujutad ette, et võib päris palju inimesi käia. Kusjuures selle Jalamil on veel üks mets, mille nimi mulle praegu meelde ei tule, aga mis on kõige populaarsem enesetappude sooritamise mets, et ta ongi nagu kummastav nagu juba välimuselt ja tegelikult on see, et kui sa sinna satud, siis seal võibki olla väga kummastav, sest päris palju surma on seal liikunud, et kuna ma ei tea mitmendal kohal maailmas, aga väga eesotsas jaapanlased oma enesetappude poolest on, siis neil on selline komme, et jälle, et mitte jääda kuhugi kellelegi kaela, siis minnakse kuhugi metsa, mõned seal mõtisklevad natuke aega ja leiavad, et see ei ole hea mõte. Ja tulevad uuesti tagasi välja, kus juures kasutavad, kuna see on väga raske on sealt ka väljapääsu leida, siis mõni võtab stiilis lõngakera kaasa ja kerib selle lahti ja läheb kilomeeter metsa sisse, siis pärast selle lõnga pidi läheb välja tagasi, kui lõnga alles on muidugi on ju. Ja siis seal eraldi käivad mingid brigaadid, käivad siis läbi kammimas seda ala, et siis jälle kõik, kes on kuskil leiavad mõne hüvasti jätu kirja, siis teavad, et sealt lähedalt tasub otsida ka seda inimest, kes tema maiseid jäänuseid. Aga jah, et ühel hetkel saavad need metsad seal läbi ja siis on tõesti selline pigem pruunikas, mitte niivõrd nagu must, vaid pigem on sellist pruunikat nagu laavat on seal. Ja ikka väiksed kivimid ja muidugi vaade on selline, kui ilm vähegi lubab, siis iga riigi kõrgemast tipust näeb super hästi kogu ümbrust ja tegelikult hea päevaga fikseerid ka Tokyo sealt ära, kui õiges suunas oskad vaadata. Ja selline, see maastik on muidugi imeline selles suhtes, et sa näedki järvesid, sa näed neid teisi tippe, sa näed tipust, näed tipu enda kraatris, näed ka lumelaike, kui isegi mäenõlvadel enam ei ole ja see hästi sinine taevas ja kuskil eemal paistab juba ookean ja kõik see on tegelikult hästi maagiline. Muidugi see mägi, nagu ma enne ütlesin, on üsna selline, ta on ka täis ehitatud igasuguseid neid sheltereid, neid onne, kus saavad inimesed ööbida, et paljud lähevad sinna 2 päevaga, et esimese ööbivad kuskil 3200 peal ja siis järgmine päev käivad 3-7 peal tipus ära ja siis laskuvad alla tagasi. Et siis hästi palju, rada on tihti uskumatult laiaks tehtud ja hästi palju on ehitatud laviinitõkkeid ja mida iganes, et neid tuhandeid ja tuhandeid kõndijaid, kes seal käivad iga aasta, et neid kuidagi kaitsta. Et mõnes suhtes nagu igav, samas hästi turvaline on ju. Ja paljud jaapanlased piirduvad sellega, et nad jõuavadki põhiradapidi kraateriservale. Aga kraater on seal selline mitu kilomeetrit läbimõõduga ja seal kraater on veel mitmes osas, et ta on ühest ja teisest august nii-öelda on seal pursanud ja mõnest varem, mõnest hiljem. Et siis tegelikult kraateriservalt, mis ei ole kõrgem punkt, kui seda päris kõrgemasse punkti minna teisel pool kraateriservas, siis see võtab niisuguse tunnikese veel nagu lisaastumist ja paljud nagu sellest loobuvad, et jäävadki sinna 3600 meetri peale umbes, aga kõrgem tipp on jah 3770 ja paljud lähevad siis ka sinna läbi kraatri siis, kuna kraater ise ei ole sügav, vaid ta on selline lihtsalt sealt on võimalik üsna mõnusalt ka läbi minna. Seda hirmu ei ole, et kui lähed sealt kraatrist läbi, et järsku nüüd viskab üles? Jaapan on õnneks nagu see maa, kus iga aasta mingi, ma ei tea, 6000 maavärinat ja ma ei tea, mitu tuhat väiksemat niukest muud ka vulkaaniliste aktiivsus kuskil fikseeritakse. Nii et ta on selline, seismoloogid on seal hoopis teisel tasemel kui seismoloogid kuskil mujal maailmas, nii et mäed ikkagi vihjavad tavaliselt enne, et midagi on tulemas ja jaapanlased oma ettevaatlikkusega ja sellise alalhoiu instinktiga nagu ikkagi sel juhul pannakse mägi lihtsalt kinni, kui on mingit ohtu ja minu teada Fuji viimane purse jääb ka ikka päris pika aja taha tegelikult. See oli circa 200 aastat tagasi. Just. Aga miks ainult üks mägi? Sest Jaapan on täis mägesid, et oleks võinud ju ka teisi võtta sealt ette, mis on võib-olla ehk välja kutsuvamad. Võt see ongi, et mis eesmärgid on, et kuna minu eesmärk on ikkagi käia võimalikult paljude erinevate riikide kõrgemates tippudes, siis oli see loogiline valik, et me vahepeal lendame hoopis Lõuna-Koreasse ja käime nende kõrgeima vulkaani Hallassani otsas, Jeju saare peal, et see oli nagu üsna loogiline valik ja tegelikult aeg on see tihti, mis paneb need piirid paika. Et kui me oleks tahtnud veel mõnda tippu teha, siis me praktiliselt oleksime Jaapanist näinud ainult mägesid, Lõuna-Koreast ainult
ühte mäge põhimõtteliselt ja siis oleksime tagasi tulnud. aga me natukene tahtsime hingata ja tunnetada seljajuga seda Jaapani kultuuri ka ja näha Jaapanit natukene laiemalt ka väljaspool mägesid. Milline see kultuur siis on? No võt, seal on ka hästi see, kuna ta on selline tehnoloogia areng on seal meeletu ja nad on ikkagi ju pioneerid selles suhtes alati ja sa Tokyos võid minna kuhugi tehnikakaubamajja, mis on 9 korrus kõrge on ju, ja kõik on kõige uuemad tehnikat täis ja siis nad seal karjuvad ja püüavad su tähelepanu ja et seal on selliseid paiku, et ta on nii ühtepidi nagu väga arenev ja samas need traditsioonid, et need nagu noorem elanikkond siis on selline, kes isegi mingis suhtes otsib nagu konflikti natukene vanema generatsiooniga ja üritavad nagu meie mõistes ikkagi seal tänaval näiteks ka kas või riietuses sa näed nagu selliseid üle vindi keeratud riideid ja mistõttu ka Tokyo on muidugi üks maailma moepealinnadest, et seal nagu julgetakse olla üle piiri ja minna üle piiri. Et see, kuidas sa näed seal nagu mis värvikirevus ja millised nagu, isegi Fuji peale ronides on see, et ikkagi kui paned kummikud jalga, siis nad on ikkagi nagu mitut erinevat värvi ja pigem sellised rõõmsad roosad ja kollased ja siis seljas, kui sul on mingi vihmakeep, siis see on erkkollane kindlasti, et oleks hästi nagu näha ja selline, isegi nagu mäkke kaasa see tihti. Ja kõik need sallid ja mingid säärised ja asjad, et see on ja sukad ja sokid ja et see on niisugune omaette fetiš on seal paljudel nagu juba see nagu riiete ja värvikirevuse värk, et ongi, et noored nagu püüavad hästi palju nagu üleolevalt ka aeg-ajalt suhtuda, kuigi perekond tavaliselt sellele mingil hetkel paneb tõenäoliselt piiri peale lihtsalt, et kuskilt maalt sa nagu ei saa ülbeks minna nagu või liiga ülbeks minna. Et ongi selline hästi vastuoluline ei ole õige, aga kontrastine maa kindlasti on Jaapan. Üks kontrast on ka väga populaarne muusik nimega Kyari Pamju Pamju, kelle lugu Invader tuli alles maikuus välja ja see on nii-öelda viimane hitt noorte seas äärmiselt populaarne. Viimane hitt, mis oli Pon Pon Pon, sellel oli YouTube'is vaatamisi 47 miljonit ja kõik kiidavad seda. Kuulame korraks siis seda Invaderit.